tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, kas nädalavahetusel saab nädala sees kogunenud unepuudust tagasi teha. Aga oletame, et oled otsustanud täna õigel ajal magama minna. Lähed voodisse, paned tule kustu ja võtad telefoni kätte. Mõtled, et vaatad ainult korraks. Üks video, paar sõnumit, natukene TikTok'i või Instagrami ja järsku on möödunud tund. Telefonist ja unest rääkides kuuleme sageli ühte lihtsat selgitust. Sinine valgus rikub une ära. Aga kas probleem on tõesti ainult ekraani valguses või mõjutab telefon meie und ka teistel viisidel? Ja kas parema une nimel tuleks telefon õhtul täielikult kõrvale panna? Täna vaatamegi, kui suur probleem on tegelikult voodis telefoni kasutamine ja mida saad teha ilma, et peaksid oma telefoni iga õhtu teise tuppa lukustama. Alustame kõige lihtsamast põhjusest. Kui kasutad voodis telefoni, võib see võtta aega, mille jooksul võiksid juba magada. See võib tunduda ilmselge, aga praktikas on see väga oluline. Kui lähed voodisse kell 11, kuid kasutad telefoni südaööni, jääb magamiseks tund aega vähem. Eriti siis, kui hommikune ärkamine jääb samaks. Sa ei pruugi seejuures teadlikult otsustada, et täna magan tund aega vähem. Pigem lükkub magaminek väikeste sammudega järjest edasi. Veel üks video, veel üks sõnum, veel 5 minutit ja lõpuks ongi une jaoks jäänud vähem aega. Aga miks on telefoni nii raske õigel ajal kõrvale panna? Üks põhjus on see, et telefon pakub pidevalt midagi uut. Uus video, uus sõnum, uus postitus, uus teavitus ja sageli ei tea sa ette, mis järgmisena tuleb. Selline pidevalt muutuv sisu võib hoida meie tähelepanu tegevuse juures. Eriti lihtne on aega kaotada rakendustes, kus järgmise sisu nägemiseks piisab ühest liigutusest. Sul ei ole selget hetke, kus tegevus loomulikult lõpeks. Raamatus jõuad peatüki lõpuni. Filmil tuleb lõputiiter. Aga sotsiaalmeedia voog võib jätkuda nii kaua, kui sina edasi kerid. Seetõttu võibki ainult 5 minutit üsna märkamatult palju pikemaks venida. Siis tuleb järgmine küsimus. Aga sinine valgus. Telefonide ja une puhul räägitakse sellest väga palju. Ja sellel on ka teaduslik alus. Valgus on üks olulisemaid signaale, mille järgi meie sisemine kell oma rütmi reguleerib. Õhtune valgus võib mõjutada melatoniini tootmist ja nihutada ka keha bioloogilist valmisolekut magamiseks hilisemaks. Lühema lainepikkusega ehk sinakas valgus mõjutab seda süsteemi eriti tõhusalt. Aga siin on üks oluline nüanss. See, kui suur on telefoni ekraani mõju päriselus, sõltub muuhulgas ekraani heledusest, kaugusest silmadest, kasutamise kestusest ja ka sellest, kui palju muud valgust sinu ümber on. Seetõttu oleks liiga lihtne öelda, et kogu probleem on ainult sinises valguses. Telefon võib und mõjutada ka siis, kui ekraan on hämaram või kasutad öörežiimi. Lisaks valgusele võib oluline olla see, mida sa telefonis teed. On erinevus, kas loed rahulikult mõnda teksti või vaatad midagi, mis sind tugevalt kaasa tõmbab. Näiteks saad hilja õhtul sõnumi, mis sind ärritab. Näed video, mille üle hakkad pikalt mõtlema. Või satud vaatama midagi nii huvitavat, et sa lihtsalt ei taha lõpetada. Sellisel juhul võib telefon hoida sind vaimselt või emotsionaalselt aktiivsena ajal, mil tahaksid tegelikult rahuneda ja magama jääda. Seega ei ole probleem ainult selles, et ekraan annab valgust. Oluline on ka see, et telefon pakub lõputult tegevust ja võib tekitada emotsioone, mis muudavad selle kõrvale panemise raskemaks. Nii võivad mitu väiksemat mõju omavahel kokku liituda. Siin tasub aga olla ettevaatlik ühe levinud järeldusega. Telefon voodis ei tähenda automaatselt, et sul tekivad uneprobleemid. Uuringutes nähakse küll seost õhtuse ekraani kasutuse ja kehvema une vahel, eriti noorte seas. Aga seos ei tähenda alati, et põhjus liigub ainult ühes suunas. Telefoni kasutus võib und häirida, aga samal ajal võib inimene, kellel on juba raske uinuda, just seetõttu voodis rohkem telefoni kasutada. Sa ei jää magama. Mis sa teed? Võtad telefoni, kasutad seda kauem ja nii võivad need kaks asja hakata teineteist mõjutama. Seetõttu ei saa iga inimese uneprobleeme lihtsalt telefoni süüks panna. Aga see ei tähenda ka seda, et telefonil poleks tähtsust. Telefon võib und mõjutada veel ühel väga lihtsal viisil. Teavitused. Telefon vibreerib, ekraan läheb põlema, keegi helistab või saadab sõnumi. See võib sinu und häirida või anda põhjuse telefoni kontrollida. Ja mõnikord piisab juba sellest, et telefon on käeulatuses. Ärkad korraks öösel ja vaatad, mis kell on. Siis märkad sõnumit, avad ühe rakenduse ja 10 minutit hiljem oled juba täiesti ärkvel. Seetõttu ei ole oluline ainult see, mida sa teed telefoniga enne magamaminekut.
oluline võib olla ka see, mis juhtub telefoniga pärast seda, kui oled juba magama läinud. kui need mõjud kokku panna, on näha, miks küsimusele, kas telefon rikub une ära, ei ole ühte lihtsat vastust. Telefon võib lükata magamineku hilisemaks. Ekraanivalgus võib mõjutada meie ööpäeva rütmi. Telefoni sisu võib hoida meid vaimselt või emotsionaalselt aktiivsena ja teavitused või öine telefoni kontrollimine võivad und häirida. Ühe inimese puhul võib kõige suurem probleem olla see, et ta jääb tund aega TikToki kerima. Teise puhul hilisõhtused sõnumid. Kolmanda puhul see, et telefon häirib tema und öösel. Seetõttu on kasulikum küsida mitte ainult, kas telefon on voodis halb, vaid kuidas minu telefoni kasutus minu und mõjutab. Mida selle teadmisega siis praktiliselt teha? Kõigepealt tasub välja selgitada, milles sinu puhul probleem tegelikult seisneb. kui avastad regulaarselt, et kavatsesid magama minna kell 11, aga telefoni olles saab sellest südaöö, siis ei pruugi peamine probleem olla sinine valgus. probleem võib olla lihtsalt selles, et telefon lükkab magamaminekut edasi. sellisel juhul võib aidata konkreetne piir. näiteks otsustad, et teatud kellaajal lõpetad sotsiaalmeedia kasutamise või paned telefoni laadima kohta, kus sa ei saa seda voodist automaatselt kätte võtta. eesmärk ei ole telefoni kasutamist täielikult keelata. eesmärk on muuta vähem tõenäoliseks olukord, kus 5 minutit muutub märkamatult tunniks. kui probleem on selles, et telefon hoiab sind õhtul liiga erksana, võid proovida muuta seda, mida sa enne magaminekut telefonis teed. rahulikum tegevus võib olla parem valik kui sisu, mis tekitab tugevaid emotsioone või paneb sind pidevalt järgmist videot või postitust vaatama. samuti võib aidata ekraani heleduse vähendamine ja soojema värvitooni kasutamine, aga neid tasub vaadata abivahenditena, mitte täieliku lahendusena. kui öörežiim on sisse lülitatud, aga veedad ikkagi 2 tundi voodis videoid vaadates, ei lahenda ekraani värvitooni muutmine peamist probleemi. sageli on olulisem küsimus see, kui kaua sa telefoni kasutad ja kas see lükkab sinu magaminekut edasi. ja lõpuks, mõtle sellele, mis juhtub telefoniga öösel. kui teavitused sind häirivad või kipud iga ärkamise järel telefoni kontrollima, võib aidata režiim mitte segada. mõne inimese jaoks töötab paremini see, kui telefon ei ole üldse voodi kõrval. teise jaoks piisab sellest, kui ekraan ei lähe iga teavituse peale põlema. kõigil ei ole vaja täpselt sama reeglit. olulisem on märgata oma käitumismustrit. kas telefon lükkab sinu magaminekut edasi? kas see hoiab sind õhtul erksana? kas see häirib sinu und öösel? kui vastus mõnele neist küsimustest on jah, siis on juba üsna hea vihje, mida võiks muuta. Telefon voodis ei ole probleem ainult sinise valguse pärast. sageli on vähemalt sama oluline see, et telefon võtab une arvelt aega, hoiab tähelepanu tegevuse juures ja võib muuta õhtuse rahunemise raskemaks. samuti võivad teavitused ja öine telefoni kontrollimine und häirida. kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. ära küsi ainult, kas telefon voodis hea või halb. küsi, mida sinu telefoni kasutus sinu unega tegelikult teeb. kui see lükkab magaminekut edasi, hoiab sind erksana või häirib sinu und, siis on just see koht, kus väike muutus võib aidata. aga mis siis, kui paned telefoni kõrvale, lähed õigel ajal voodisse ja und ikkagi ei tule? mida saab teha selleks, et uinumine oleks lihtsam ja millised levinud soovitused päriselt töötavad? sellest räägime juba järgmises videos. aitäh, et vaatasid! vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.